Süstlakast. No tervist. No tere. Kuidas läheb? Ma tahtsin seda sinu käest küsida. Ma ikka kuulen ennast. No, okei, vaatad pärast. Algajate värk, ma ütlen. Ja. Ei, siin... ma isegi ei mäleta, millal me viimati kohtusime. Koosolekul, aga see oli vist rohkem kui 6 aega tagasi juba. See oligi ilmselt podcasti koosolek. Ma ei tea, millal see oli. Ja. See oli ammu. Ei no, vahepeal ma siin olin eneseisolatsioonis ja... Oi. Meil oli ikka koroonavärk siin ja siis... Jah, ei no, me käisime teatris ja vaikselt niimoodi koroona kiust proovinud oma elu edasi elada. Väga tubli. Minul on väga siuke kirju elu olnud, et olen koolis käinud ja nüüd meil siis 1+2 süsteem, mis meil oli koolis. Mis 1+2 tähendab? 1+2 on selline süsteem, kus siis 1 nädal me käime koolis ja 2 tükki oleme kodus iseseisval õppel. Ja see oli nii paljudele nii raske, kaasa arvatud ka mulle alguses, et väga hullult võideldi selle vastu. Aga ikkagi 10 nädalat käisime niimoodi ära, siis oli arvestuste nädal ja nüüd algas uus periood, kus oli võimalik taotleda uuesti iseseisval õppele minekut, aga seekord teistmoodi, ehk siis 2+2 süsteem, 2 nädalat koolis, 2 nädalat kodus ja võimalusega iseseisval nädalal käia siis igal võimalikul variandil tunnis, kui sa tahad. Ja endale üllatuseks ma otsustasin seda taodelda ja ka sain, nii et täna oli minu esimene iseseisva õppepäev. Kuidas oli? See oli siuke, ta oli palju kergem kui see, mis oli septembris. Et selles suhtes ma teadsin alati, et ma võin minna kooli, aga kuna see koroona siin praegu järjest rohkem ja rohkem kerib ennast üles ka Põlvas, siis väga ei taha sinna kooli minna. Ja olgem ausad, ma olen 2 nädalat käinud koolis niimoodi, et ma olen iga päev kandnud maski. Ja see mask on tore asi küll, aga näonaha keerab täitsa tuksi. Et ma juba selle maski kandmise pärast ei taha sinna kooli minna. Aga kui rääkida üldse sellest maski kandmisest, siis meil koolis ei ole kohustuslik maski kandmine. Ja see, et ma olen 2 nädalat nüüd maski kandnud siiski, see on omaette selliseks eksperimendiks muutunud, et ma olen hakanud jälgima, kuidas teised inimesed mind vaatavad või minuga suhtlevad või kui paljud üldse ütlevad, et no mida sa sellest maskist kannad, et meil ei ole see kohustuslik, sa ei pea seda kandma. Alguses seda küsiti hästi palju, mulle üritati järjest rohkem ja rohkem selgeks teha, et sa ei pea seda maski kandma, et täiesti mõttetu asi on see mask, on ju, see nii mõne asin teaita, aga lõpuks mitte keegi enam ei ütle mulle maski kohta mitte midagi. Aga ma ise, teine pool on see, et mida ma ise tundsin, oligi see, et iga kord, kui keegi ikkagi ütles sulle, et nagu, mis mõttes sa seda maski kannad, siis järjest rohkem ma hakkasin mõtlema, et äkki ma siis ei peaks maski kandma, okei, ma olen nagu eeskujulik kodanik ja tahaksin maski kanda, aga no kui sa vaatad kooli peal ringi, siis sa näed võib-olla 5 inimest, kes käivad maskiga. Ja siis ma nagu teinekord oligi, et lõpupoole juba oli niimoodi, et kaitsin maski, on ju, see oli täiesti normaalne minu puhul, mitte keegi enam mitte midagi öelnud, aga ma ise vahepeal tuli meelde, et oota, mul on mask peas ju. Ja siis tekkis see tunne, et tahaks maski peast ära võtta, nagu ma ei jaksa enam lihtsalt nagu. Aga kas sul oli riidest mask või see... Mul on see korduvasutatav. Yeah. Mul on 2 tükki ja siis ma käin nagu vaheldumisi nendega. Iga õhtu pesen maski ära ja siis järgmine päev kannan teist maski. Ja siis niimoodi ma olen siin käinud. See on see erinevus Tartu ja Põlva vahel, et Põlvas küsitakse, et miks sa kannad ja Tartus küsitakse, et miks sa ei kanna. No, teil on ilmselt kohustuslik. Ei ole. Ei ole või? Meil oligi see, et meil oli koroona oht koolis on ju. Ma ei mäleta mitu nädalat tagasi. Aga siis oligi see, et
ühes tunnis siis see juhataja tuli ja ütles, et noh, et nüüd on selline olukord, et noh, tõi maskid ka ja kõik panevad need maskid pähe, et meil on seal üleastmes on ju koroonapositiivne ja siis kogu see, noh, üks klass saadeti kõik koju, on ju, meie jäime tundi, aga noh, meil pandi maskid pähe ja siis me käisime veel, me nädala lõpuni me käisime vist 4 päevani koolis, sest noh, Terviseameti poolt ei tulnud mitte mingisugust nagu noh, suunitlust, et a la minge koju või midagi. Käisime koolis ja siis meil olidki tunnis, esimestel päevadel olid tunnis maskid ja vahetunnides ka, on ju, ja siis see klassi õhutamine ja meil olid siis õue vahetunnid, pidime õues käima. Aga noh, lõpuks oli see, et öeldi, et pole mõtet klassi siseselt kanda seda maski noh, Terviseameti poolt, et noh, et te olete niikuinii ühes klassis koos, et aga noh, siis kui välja klassist lähed, et siis pidi pähe panema, et koridoris pidi käima maskiga, see oli kohustuslik. Ja no meil kool kohe nagu noh, tükeldati ära, et gümnaasiumil ei ole mujal asja, et meil on ainult need noh, oma klass, kus me oleme ja noh, õues võime käia ja söömas käime ka läbi õue ja siis need vaheuksed, need on kõik kinni pandud ja sealt ei tohi nagu läbi käia. Et selles mõttes noh, jah, maski kohustust ei olnud, aga noh, ikkagi eraldatus on ju. Ja ka see, et juba koridorides teil oli maski kohustus, see on juba nagu, sellest ma saan aru, see oleks täiesti okei, siis ma ka ei kannaks nagu klassides maski. Aga no meie koolis ongi, teil vist on see, et teil ongi koduklass on ju. Yeah. Aga meil on see, et me käime klassist klassi ja siis sa nagu vahetunnis ka tegelikult suhtled ikka palju teiste inimestega ja puutud kokku ja siis siis ma mõtlengi, et miks meil ei ole maski kohustust ja siis tuleb direktori kiri, kus selgitatakse pikalt ja laialt jälle seda koroona olukorda, neid tingimusi ja asju, mis need reeglid meil on ja siis oli seal 2 punkti maski kohta. Üks oli see, et me käitume nii, nagu on riigis kehtestatud, ehk siis maski kohustus oli kehtestatud, ehk siis tollest punktist ma sain nagu aru, et ma peaksin maski kandma. Eks ma lugesin natukene edasi ja siis oli Caps Lockis kirjutatud, mask on kohustuslik neile ja siis läks väikselt edasi, et neile, kes on mingi lähikontaktsed või mingi sümptomitega, et mingi nohuköha või mingi siuke asi on ju. Ja siis ma olin nagu, kas ma nüüd pean siis maski kandma või mitte, siis ma olin nii segaduses, aga ma igaks juhuks ikkagi kandsin maski. Olen see eeskujulik kodanik. Et maskid on jah selline väga päevakajaline teema minu arust. No, me käisime teatris ka ja siis noh, klassiga ja siis teatris pidi ka maski kandma. See oli huvitav see kogemus, et noh, et need näitlejad, kõik nemad olid ilma maskita, me istusime esimeses reas ja meil oli mask peas, aga siis kui vaatasid, siis selle prožektori valgusest nägid, kuidas seda tatt pritsis niimoodi. Ja siis noh, endal oli mask peas, on nagu okei. Aga ja noh, maskiga on see, et ta noh, eks ta, vaata, mis see vastu meilt tekitab, ongi see tüütus, on ju, et ta niiskeks läheb kõik sees ja värki, aga noh, selles mõttes minu meelest praegu see on täiesti nagu talutav, kui poes käies ja niimoodi, et käid kähku poes ära, on ju, ja õues võtad ära ja pole hullu midagi, on ju. Aga jah, koolis tunnis passida, meil osad õpetajad ka on ju, maskiga, et see on nagu raske. Mina iseenesest harjusin ära sellega. Nagu ma ütlesin, et ühel hetkel sa ei pane tähelegi, et sul mask peas on. Et esimestel nädalatel muidugi oli raske see, et mul hakkas pea valutama. Ja miks mu pea hakkas valutama, ma sain mingi paari päeva jooksul sain aru sellest, et kui mul oli mask peas ja ma hingasin, siis kõik see soe õhk, mis tekkis, läks mulle silma. Ja siis mul hakkas pea valutama ja see oli nagu ouch. Aga ma ei tea, viimasel ajal isegi ei valuta enam pea. Ma ei tea, kas ma tõesti olen nii ära harjunud. Aga näonahk läks küll väga, väga tuksi. Et akne hakkas niimoodi möllama, et aga sa käisid teatris. Mis etendust sa vaatasid? Ma ei tea, kas te ka olete kirjanduses Fausti käsitlenud? Vist veel mitte. Okay, ühesõnaga meil 12. klass hakkas septembris kirjanduskursusega ja siis selle raames üks raamat, mille me lugesime läbi, oli Faust. Ja ma tean, et see on vist hästi keeruline. No jah, ta on, ei, selles mõttes ta on noh, raamat, mida peab tähelepanuga lugema. Aga ei, ta ei ole midagi ülemäära keerulist. Ja üks selline, me lugesime veel Põrgupõhja uut vanapaganat, mis on siis Tammsaare
nii-öelda Fausti motiividega raamat, on ju. Aga jah, me käisime siis teatris vaatamas Fausti, VAT-teater esitas Tallinnas Rahvusraamatukogus. Sellega oli ka jah, ma rääkisin juba, et me olime maskidega ja koroona ajal Tallinnas ja see kõik pull, aga noh, ei, see etendus ise oli väga lahe, et oli selline modernistlikus stiilis, väga minimalistlik, et noh, ma ei tea, kas sa oled Rahvusraamatukogus käinud teatris? Ei ole. Okay, seal on hästi ma ei väike... ole üldse käinud. Okay. Ma olen väga vähe Tallinnas ringi käinud. Üldiselt, kui ma olen Tallinnasse sattunud, siis ma olen ainult võistlustel käinud Pirital või kuskil. Ma isegi ei tea, kus. Ühesõnaga, seal on selline hästi väike saal ja see on selline pime ja no tegelikult isegi võiks öelda, et hubane on ju. Aga seal on siis jah, mul läks nüüd mõtte täitsa ära. Ühesõnaga, väike saal ja ega seal väga palju ruumi nagu ei ole tegelikult midagi teha, aga siis kogu see näidend, see kestis tund aega, võib-olla natuke peale ühe vaatusega ja see kõik oli lahendatud nagu 3 sellise alguses oli sein, on ju, ja siis sinna peale näidati filmi ja see oli siis 1926 tehtud film, ma nüüd seda autorit ei mäleta, kes selle filmi tegi, ühesõnaga Saksamaal ka Fausti ainetel tehtud film, on ju Fausti film, ja siis selle algust näidati sinna peale, on ju, noh, jällegi selline modernistlik tunnus, on ju, et näidend hakkab, või etendus hakkab filmiga, ja siis kui näitlejad lavale tulid ja kui see tegevus pihta hakkas, on ju, see üleminek ka filmilt siis nagu, noh, etendusele endale, või näitlemisel oli see, et see nii-öelda, nad mängisid nagu see oleks katki läinud see projektor, on ju, et mis nüüd juhtus, on ju. Ja siis lasti see sein alla ja siis ta moodustas sellise lava kõrgema osa ja siis seal peal käis see kogu värk, aga mis selle juures nagu eriti meelde jääv oli see, et noh, nad rääkisid, on ju, selles nagu Faustis oli, on ju, et see oli selline faustilik dialoog seal kogu aeg ja nad ei rääkinud nagu ise, vist paaris kohas ainult, aga see oli niimoodi, et kui näitleja või tegelane rääkis, näiteks kui Faust rääkis lava peal, siis keegi teine, mingi teine näitleja siis lava kõrval tegelikult rääkis, tema ainult liigutas suud ja seda oli väga-väga huvitav vaadata. Ja kui ma õigesti mäletan, siis vahepeal see mees- ja naishääled nagu ka mängisid oma vahel, on ju. Ja lihtsalt see, noh, ma ei olnud sellist asja nagu varem näinud ja see, kui hästi nad nagu sünkroonis püsisid ja kui tõetruu see oli, noh, ühes kohas läks natuke sassi, aga ma arvan, ma sain ka sellest aru, sest ma istusin nagu esireas, on ju. Aga see oli üks nendest asjadest, mis meelde jäi. Siis teine oli see Fausti tegelane ise, keda mängis Ago Soots. Ja ma ei ole VAT-teatri etendus, ei, olen küll. Käisime Macbethi ka vaatamas kunagi, aga see Faust jah, et see Ago Sootsi tegelane oli, noh, see oli üks parimaid, mida ma näinud olen, et ta on selline pikemat kasvu mees, on ju, ja Faust ise on ju selline vanamees, küürakas, on ju, ja kui hästi ta oma kehaga mängis seda, et ta oli noh, mängis hästi välja seda, et noh, Fausti loos on see, et ta on ju vana ja siis ta otsib seda noorust, on ju, ja siis ta saab selle nooruse ja siis kuidas ta oma kehaga suutis nagu edasi anda seda vanadust ja noorust ja pärast ta pidi uuesti vanaks muutuma ja siis noh, et kui sa unustasid vahepeal ära, et mis asi see vana Faust, milline see vana Faust välja nägi, siis kui ta lõpus uuesti nagu vanaks muutus, siis sul tuli meelde, et vau, see on lihtsalt nii hästi tehtud, on ju. Ja siis kes seal veel oli, mängis Mephistot. Ja ühesõnaga, see näitleja, kes mängis meil Mephistot, siis kui me vaatamas käisime, tema oli see, kes meile, siis kui meil enda klassi etendus oli meile seda, sa käisid vaatamas, on ju? Mäletad seda võitlustseeni, kus me olime. Seal võitlustseenis seda liikumist õpetasid, kuidas aegluubis lüüa, on ju. Ja siis tema oli Mephisto ja Mephisto tegelane oli ka selline hästi liikuv ja nagu ta mängis seal ikka oma puusadega ja igast asju tegi, et see kasutas oma keha siis maksimaalselt ära. Ja ta hääl ka, on ju, need emotsioonid, see viha ja kõik see, on ju, ja siis tatti pritsis, on ju. See oli kõik selline, see oli elamus ikkagi. Ja kuidas need näitlejad omavahel nagu mängisid kokku seda kõike. Mulle väga meeldis, et ma ei ole nagu varem
vaimustuses olnud mingist modernistlikust näidendist, aga see oli tõsiselt hea. Ja ma ütleks, et see Fausti roll on üks parimaid, mis ma nagu näinud olen. See oli tõeline elamus nagu. Seda soovitan vaatama minna, ma ei tea, kas nad enam mängivad, aga see kõlab jah väga lahedalt. Tänapäeval tõesti teatris minu arust üldse mõeldakse kogu aeg mingid uusi asju välja. Et ma olen kuulnud küll sellisest asjast varem, et keegi teine nagu räägib lava kõrval ja siis lava peal toimub tegevus pantomiimis põhimõtteliselt või ma ei tea, kas on pantomiim õige öelda. Aga mina käisin ükskord vaatamas Musta kastis etendust Memm. See oli küll kontrolletendus, nii et neil vist läks päris palju seal võssa või ma ei tea. See oli nii kahtlane asi lihtsalt nagu tänapäeva nendest tõesti, nagu sa ütlesid, modernistlikus etenduses neist on nii raske aru saada. Et okei, sa käisid Fausti vaatamas, sa oled lugenud seda, on ju. Aga ma käisin Memme vaatamas ja ma olin vaatanud varem ka või lugenud seda kirjeldust. Aga no vot seal oli päris palju teksti. Aga miks ma seda üldse praegu tõin? Seal etenduses nad kasutasid väga palju põnevaid mis see sõna on? Nüansse. On õige sõna? Ma ei tea. Ühesõnaga, näiteks üks asi, mis neil oli pidevalt lavastuse vältel, nad tõid meieni igasuguseid lõhnasid. Must kast pesitseb genialistide klubis, ehk siis nad olid jaganud selle saali niimoodi, et see lava oli seal keskel ja seal keskel oligi üks laud ja paar tooli ja siis seal laua peal oli hästi palju mingi kohvimasin, mingi pliit oli seal, mingi igasugu asju, igasugust kola ja kõik oli siuke vana nõukogude aegne või siuke ka. Ja siis reaalselt hakkasidki nagu etenduse ajal üks inimene kogu aeg tegeles seal keetis mingit möksi kokku kogu aeg ja siis sa lihtsalt tunned neid lõhnasid. Ja see oli nii, ühel hetkel mingi naine pani mingi sooja vee sisse, pani mingi tilkasid, ma mingi nägin kohe minu kõrval põhimõtteliselt tegi seda, on ju. Ja siis hakkas sellega ringi käima niimoodi. Käis nagu inimeste juures ja siis sa tunned seda männilõhna. Ja see oli nagu what? Kuidas te tulete selle peale? Ma ei tule eales ka sellise asja peale. Et igasuguseid põnevaid uusi asju tegelikult teatris välja mõeldakse. Täpselt nagu teie seal etenduses oli see lavavõitlus, on ju. Aegluupi panna. See on täiesti geniaalne minu arust. Et nagu sa võid teha kaklustseen või sõjastseen või mis iganes seal oli, on ju. Et sa võid seda teha täiesti normaalses tempos või mida iganes veel. Aga te panete selle aegluupi. See on minu arust nii lahe. Ja sellega oli see, et raske teha sellist sõjastseeni, kui sul ei ole nagu korralik rekvisiit, et sul ei ole nagu mingeid mõõkasid või odasid või asju, on ju. Ja siis lihtsalt mingi tulla ja üksteist rusikatega tampida. Sa ei jõua jälgida ka. Üks asi on see ja teine asi on see, et seda on raske hästi teha tegelikult. Ja. Et teie see stseen kestis tegelikult päris kaua aega. Ma mõtlesin, et issand, sa ei saagi läbi juba. Aga selles suhtes mul ei hakanud igav tegelikult, sest et selle ajaga ma jõudsingi ära vaadata, mis toimus lava vasakul pool, mis toimus paremal pool, mis seal keskel üldse toimus. Et ma jõudsin nagu jälgida seda ja kui see oleks kõik normaalses tempos toimunud, siis ma oleks nagu pum-pum ja kõik, on ju. Ja siis ma oleks nagu, mis just juhtus? Ei, seal oligi olulisi nagu detaile, mida pidi nagu märkama, et kui see peategelane käib. Aga jah, sina rääkisid oma sellest kultuurilisest sündmusest. Mõtlesin ka, millest ma räägin. Ja siis ma võtsin kaasa ühe enda kokku pandud näidendi. Hüvasti mina. Millega ma käisin paar nädalat tagasi, 2021 november, Jõgeval Tähetunnil. Petti Alaverile pühendatud luulepäevade raames toimus selline luuleetenduste festival, Tähetund, 2 päeva. Ehk siis see näidend koosneb luuletustest. Ossa. Ja ma käisin tegelikult seal eelmine aasta ka,
aga eelmine aasta ma olin näitleja rollis, sel aastal olin ma juhendaja rollis. Sest et ma olen Põlva gümnaasiumi näiteringi värske juhendaja ja mind usaldati nii palju, et saan olla selles rollis ja suutsin siis leida 5 inimest kokku, kellega oli valmis, kes olid valmis sinna minema. Ja selle aasta teemaks oli 6 krüsanteemi, ma ei mäleta, mis see omadussõna seal vahepeal oli. Ehk siis siuruluuletajad. Ja selles suhtes oli hea, et oli palju suurem valik. Et eelmine aasta oli Ave Alavainu, üks äärmiselt ütleks, et keeruline luuletaja. Me lugesime neid luuletusi eelmine aasta ja ma ei tea, kuidas inimesed selle loo lõpuks kokku said, mina lihtsalt istusin seal ja kuulasin ja kui mul vahepeal mõte tekkis, siis ütlesin oma mõtte välja ka, aga ma nendest luuletustest aru ei saanud lõpuni. Aga sellel aastal jah, Siuru luuletajatel on väga ilusad luuletusi ja siis läksin oma kirjandusõpetaja juurde, mitte oma kirjandusõpetaja juurde, vaid meie kooli ühe kirjandusõpetaja juurde. Rääkisin talle ära, et siuke lugu on, et siuruluuletajad on ju. Ja siis ta otsis kohe raamatu välja, luges mulle siuru kohta ja siis meile jäi kõlama üks selline teema või selline lause, et igal inimesel on õigus olla see, kellele ta sünnib. Või tänapäeval ju täiesti siuke populaarne teema, et ma ei tea, rassism ja siuksed asjad. See abieluseadus on ju, et see on hästi selline terav teema ja siis ma otsustasin, et ma kasutaksin seda ja siis ma istusin seal 7 raamatu keskel, vaheaeg oli, mina istusin 7 raamatu keskel ja hakkasin seda teksti siis kokku panema. Mul olid mingid kindlad luuletused, mis mulle väga meeldisid, kokku olen ma kasutanud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luuletust. Ühte luuletust isegi 2 korda. Ja sai päris hea asi kokku. Ma ise ütleksin, et sai päris hea asi kokku, aga miks ma julgen seda nii kindlalt siin ka välja öelda, oli see, et kui ma käisin juhendajate tagasisidel ja mainisin nii muu seas, et ma olen abiturient, siis see reaktsioon, mis sellelt akadeemialt tuli, seal žüriid nimetatakse akadeemiaks, see reaktsioon oli lihtsalt nagu, nad olid sõnatud. Nad tahtsid just küsida minu käest, et mis kooli sa lõpetanud oled, Viljandi või mis see? Ja siis sa ütled, et sa oled abiturient. Ehk siis nad jäid väga rahule selle looga ja sellega, kuidas ma selle lahendanud olin, et mul oli püsiv motiiv, läbiv motiiv oli see, et tegelasteks oli mina, 2 tema ja 2 paha. Ja mina oli siis põhimõtteliselt see peategelane, see peamine inimene ja tal oli 2 tema ja nad olid siis omavahel kogu aeg kätega ühenduses. Ja siis mida ma seal nagu selle looga mõtlesin oligi, et pahad olid siis nagu ühiskond, kes lendavad inimese ellu sisse ja hakkavad seal laamendama. Üks hästi hea luuletus, mis siin neil oli, ma võin selle ette ka lugeda. Muidugi mul siin tekstis on see niimoodi, et mul on mina üks teine luuletus siia vahele topitud. Aga põhimõtteliselt see luuletus käib nii. Viskasin ära selle ja tolle. Kergem on tee, kui kergem on koorem. Rämpsust sai puhtaks mu elukolle. Oled kui noorem. Selle üle õla, siia ja sinna. Kinni silmi, ma võtsin pildu. Kahju või? Ei. Las minna. Ons vaja korjata ega kildu. See üle õla, veel ja veel. Mõni nendest kui kasvanud külge. Kuidas neid kõiki hoidis mu meel. Oleks, kui toimiksin enda nülge. Minevik taga kui pühkmekast. Okei, see. Nii. Minevik taga kui pühkmekast. Ruumi on äkki ja kargust
vast jäisust. Õhku on kaugust ja on nagu puhkus. Ei seda kihavat tuhandepäisust. Issa ma mõtlen, oota. Ma jätsin mingit teksti vahelt ära praegu. Raske on lugeda, sest ma tegin selle ümber, aga põhimõtteliselt ongi, et see kõige põhilisemad need lõigud või salmid ongi see alguses, et viskasin ära selle ja tolle ja lõpus tuleb uuesti. Viskasin ära selle ja tolle, kergem on tee, kui kergem on koorem. Puhtamaks sai nüüd suu elukolle, oled kui noorem. Et põhimõtteliselt need pahad on nagu ühiskond, kes lendavad siis selle mina ellu ja hakkavad seal laamendama. Nii-öelda siis koristama ja seda normaalsust tema ellu siis looma. Et nendel pahadel tegelastel ei ole neid temasid, kes seda mina siis kaitseksid või kellega olla, on. Ja neil on ainult vihmavarjud põhimõtteliselt, mis siis natukene kaitsevad. Ja see lugu lõpeb sellega, et pahad tõmbavad siis ühe tema mina küljest lahti. Ehk siis mina jääb järjest üksikumaks, hakkab ka alla andma juba. Ja siis, kui see üks tema on ära surnud nii-öelda ja ära viidud ka, siis ta saab aru, et ta peab loobuma ka sellest teisest temast. Ehk siis ta peabki jääma üksi. Ja siis ta on seal niimoodi nõrkenud ja põhimõtteliselt tal ei lubata olla tema ise. Tal ei lubata olla see, kellena ta on sündinud. Ja siis hakatakse ka teda sinna ühiskonda ära viima. See pahad tulevad uuesti ja hakkavad teda ära viima, aga siis ta leiab ikkagi selle jõu ja rabeleb lahti ja suudab olla tema ise. Et selles suhtes raske on seda seletada. Ja ma kujutan ette. Ma ei tea palju teie kuulajad ja kui palju sina, Martin, aru said sellest. Aga tõesti, nagu see emotsioon, nagu minu jaoks oligi kõige suurem kompliment oli juba näha seda emotsiooni. Et ma pärastpoole sain muidugi eripreemia ka hea üllataja. Et kui praegu öelda inimesele lihtsalt, et ma käisin tähetunnil ja sain eripreemia hea üllataja, siis mitte keegi ei saa aru sellest. Ma ka ei saaks. Et ma pean lihtsalt ju tegelikult, ma pean neile juurde seletama, et nagu siuke asi oli, et nagu see reaktsioon, mis sealt tuli. Ja mis nad veel ütlesid mulle oligi see, et nad, mis neid üllatama pani, oli see, et see oli juba nii hea, et seal oli vigu, seal oli mingid vead, mis ma üles kirjutasin, aga need vead on sellised, mida on väga kerge parandada. Ehk siis teha väiksed muudatused ja sellest saab juba väga hea asi. Ja siis ma olin lihtsalt nagu... Aga kuidas see protsess üldse välja nägi? Ma saan aru, et see Siuru oli Siuru autorid oli see teema ja siis sa läksid õpetaja juurde ja te otsisite mingid luuletusi, aga kuidas sa nendest ma ei tea, 100 luuletustest, kuidas sa need õiged leiad ja kuidas sa selle üldse nagu kokku paned, et see terviku moodustaks? Ma ise mõtlesin ka alguses, et kuidas ma sellega hakkama saan. Nagu, ma ei ole mitte kunagi varem seda teinud. Et eelmine aasta ka, kui ma osalesin, siis põhimõtteliselt kõik teised tegid minu eest selle töö ära. Pärast poole ma lihtsalt üritasin koos nendega tõlgendada seda, mida nad tegid. Tõmbasin natukene nende seda energiat ja ideid alla. Aga selle aastal ma olin täiesti üksi sellega. Ja me ei otsinud kirjandusõpetajaga mitte luuletusi, vaid oligi, me lugesime, millest Siuru kirjutas, millest need luuletajad kirjutasid ja siis ta luges iga luuletaja kohta mulle eraldi ja et see lause, mis ma nagu ütlesin, see oligi kõikide luuletajate kohta siis nagu üldiselt. Ja siis ma läksin raamatukokku. Ja võtsin sealt hunniku raamatuid. Üks raamat oli umbes, nii paks. Luulekogu siis, või? Jah, ta oli luulekogu. Et mõni oli siuke väike raamat ja mõni oli siuke hästi suur ja paks raamat ja siis ma istusin seal nende raamatute keskel ja lugesin neid luuletusi. Niimoodi sirvisin raamatuid läbi. Mul oli üks Maria Underi luulekogu ka, kust ma kõige rohkem luuletusi leidsin. Siis ma lugesin neid, mulle tegelikult meeldib hästi palju luuletusi lugeda. Eks ma nautisin seda protsessi.
ja siis, kui oligi, et mul mingisugune luuletus jäi kõrvu või noh, kui ma lugesin, jäi meelde, siis ma pildistasin selle ülesse ja siis, kui üks hetk ma hakkasin seda kokku panema, siis ma hakkasingi mõtlema, et no mis see lugu võiks olla. Ketras kogu aeg peas see lause, et minale ei lubata olla tema ise, on ju. Ega ma päris täpselt ei mäleta ka, kuidas ma selle ideeni lõpuks jõudsin. Aga oligi niimoodi, et ma lihtsalt need luuletused, mis ma olin üles pildistanud, no umbes 90% ma kasutasin neist ka ära. Ja siis ma lihtsalt hakkasingi ühel hetkel panema neid luuletusi kirja ja nii see kuidagi sündis. Ma ausalt ei oska sulle praegu öelda, kuidas, aga lõpuks see sai. Ja mul hakkaski, ühel hetkel lihtsalt hakkab sul see ratas hakkab nii-öelda veerema. Ja ta veereb ja veereb ja veereb ära lõppe, kuni sul on see valmis. Aga kas see siis on, sul see kogu tekst on luuletused? Et sul sa ei ole ise sinna mitte midagi vahele pannud? Ma ei tohtinud. Ei tohtinudki, jah? Ei tohtinud, ainult luuletused. Ja siis sa oled luuletustest tekitanud dialoogi mitme tegelase vahel? Jaa. Wow. Seal olid sellised luuletused ka juba, et enamjaolt oli ma nagu ei tekitanud dialoogi niivõrd, kui oli monoloog iseendaga, näiteks mina rääkis väga palju iseendaga ainult, pahad rääkisid alati selle kolmikuga, alguses nad rääkisid omavahel, mina ja 2 tema, aga jah, need luuletused kuidagi sa loed neid ja siis mõtledki juba, et et seda lauset võiks öelda üks inimene, see on juba siuke, et võiks teine inimene öelda. Et tegelikult need 2 tema on ka täiesti erinevad tegelased. Üks tema on selline natuke pahur alguses, ühel hetkel ta laseb sellest muidugi lahti, aga ta on alguses siuke pahur. Ja teine on selline hästi romantiline ja kogu aeg lillades ja unistab ja siuke hästi pigem positiivne ja siis see mina on seal vahepeal alguses on ka siuke positiivne, et on pigem ilus päev, ilus hommik, päike paistab, on ju. Ja siis nad üritavad seda teist tema ka niimoodi üles ärgitada, et no come on, ei ole midagi nii halba. Aga ühel hetkel nad saavad ise ka aru, et oota, midagi siin päevas ikkagi on valesti. Et selles suhtes on küll dialoogi, aga need luuletused lihtsalt olid sellised. Ma lihtsalt loen lauseid ja ma olen nagu, siin saab tekitada dialoogi. Aga see luuletuste omavahel nagu segamine oli lubatud, on ju? Et... Oli ikka. Et ma ei või muidugi võtta ainult ühte sõna ja panna teise luuletusse, et seda ma ei võinud teha, ma ei võinud ühtegi luuletust nagu muuta otseselt, aga ma võin nagu neid segada. Seda ei olnud aga terve luuletus pidi ikkagi sees olema lõpuks? Ma isegi arvan, et võis poolitada ka luuletust, et sa ei pidanud panema tervet luuletust. Aga mina lihtsalt otsustasin, et ma kasutan terveid luuletusi. Mis oli minu selle lavastuse puhul eriline oli ka see, et ma tegin oma näitlejate elu väga raskeks. Nõudlik lavastaja või? Ei, mitte sellepärast, vaid selle lavastuse pärast see oli väga sõnapõhine. Aga tuleb välja, et kuna see on niigi luuletustest, on ju, siis on raskem tõlgendada seda, mida sa räägid. Ja siis tuligi välja, et sõnapõhiselt on seda palju keerulisem teha, et kui sa vaatasid kõiki neid teisi etendusi, siis seal oli hästi palju kasutatud muusikat ja tantsu ja liikumist ja siukseid asju, siis ma olin nagu okei, järgmine kord jätan meelde. Ja mis juhtus veel oli see ka, et ma pidin ise ka lava peale ronima. See oli kohutav. Päev enne sain teada, et ma pean ise ka lava peale minema. See oli üks nõue nagu tingimus? Ei, see ei olnud nõue, see lihtsalt meil juhtus niimoodi, et üks näitleja ei saanud meiega kaasa tulla. Ja siis ma olin valiku ees, et kas me lähme lihtsalt vaatama etendusi, sest et meil oli kõik bussid ja asjad olid tellitud, raha oli makstud, või me ei lähe üldse. Ja siis minul hakkas peas ketrama see, et okei, ma tegelikult, mul on kõikide tekstid üsnagi peas,
et ma põhimõtteliselt võin hakkama saada. Õnneks me esinesime teisel päeval. Ja esimese päevaga õppisid terve aja? Jah, ei, ma väga palju ei pidanudki õppima, aga me õhtul tegime proovi. Me tegime koridoris liikumist ja me ikka tegime. Ja siis ma piinasin neid veel tekstiprooviga ka kella 1 öösel. Upsi. Jäid rahule selle kella 1 tekstiprooviga või? No nad lõpuks said hakkama, aga ei, lõpuks olid nad juba nii soodad, et nad lihtsalt said naerukrampe seal. Et noh, järgmisel päeval ilmselgelt see ei ole nagu mõistlik teha õhtu enne proovi, on ju. Täpselt nagu kontrolltööks sul ei ole mõistlik hakata õhtu enne õppima või arvestuseks või midagi sellist. Aga ma lihtsalt tundsin, et okei, nüüd on veel viimane võimalus mul nagu teha ja nad olid nõus ka tegema seda minuga kaasa ja siis me tegime. Ja noh, natukene neil oli ikkagi järgmisel päeval meeles ka, aga siis tuli see lavahirm peale ja mina ise tundsin ka üle pika aja tegelikult lavahirmu. Ma ei ole nii ammu seda tundnud. Ja selle lavahirmuga on huvitav asi, et nagu vahest sa tunned seda, sa tunned, et sul lihtsalt ei tule asjad välja, hääl väriseb, käed värisevad, jalad värisevad ja siis teinekord lähed teed mingi ettekannet või mingit, mis iganes, esined avalikult, avalik esinemine ja siis tuleb kõik välja ja sa oled nagu, mul polnud mingit närvi. Eks ole. Tegelikult tore lugu on see ka, et minu trupi nimi on Lavahirm. Et põhimõtteliselt sellel festivalil ristiti meid ümber hea lavajulguseks. Sest me saime auhinna, mis oli see oli eripreemia lavajulguse eest või midagi sellist. Terve siis nii-öelda trupp sai preemia. Ehk siis me teeme sealt koju 2 preemiat. Ühe sai mina ja teise sai meie trupp. Väga hästi. Jaa, see oli lihtsalt, ma olin nii šokis seal ees olles. Ma pidin mingi esimeses pingis ka istuma, sest juhendajad pidid seal istuma. Sellega on ka veel oma ette lugu rääkida. Mul on nii palju lugusid sellest Jõgeva tähetunnist. Aga jah, ma olin suht šokis jah. Et nagu, wow. Nii hästi läks. Eelmine aasta me ei saanud mitte ühtegi auhinda, me pidime saama tegelikult auhinna, aga siis oli mingi halb akadeemia ja otsustasid, et ei anna meile auhinda. Aga sel aastal oli hästi tore akadeemia. 5 liiget ja kõik olid mehed. Aga kui tihti see tähetund üldse toimub iga aasta? Iga aasta. Novembris. Novembris, jah. Ja mis selle nagu teema siis on, et see aasta oli Siuru, aga varasemalt? Ma kõiki aastaid ei tea. Ma olengi nüüd 2 aastat käinud seal, eelmine aasta oli Alavainu, sel aastal Siuru, et nad iga aasta võtavad ühe luuletaja. Ja see kõik on pühendatud Betty Alverile, kes on Jõgeval sündinud. Selline oli siis minu kultuurielamus ja siis ma olin veel mitu päeva pärast seda olin ma ei ütleks, et ma olin nina püsti, aga ma tundsin nii uhkelt ennast kuidagi, et ma sain sellega hakkama. Vahepeal oli küll siuke tunne, et issand, miks ma seda üldse teen. Meil oli ju, kool oli ka kasvas nii üle pea ja arvestuste nädalal toimus see kõik veel. Ja sellel arvestuste nädalal mul toimus veel 1 miljon muud asja. Tollel nädalal kokku mul toimus 11 asja. Lisaks arvestustele, koos arvestustega. Ehk siis ma mõtlesin, et kuidas ma sellega hakkama saan, aga kui tuleb selline positiivne tagasiside, siis nii hea tunne. Ja ma tean, et ma saan nagu nendega edasi minna. Et nüüd ma olen tõesti saanud ka tagasisidet. Ja mis on veel huvitav fakt on see, et see on esimene minu kokku pandud näidend, mis jõudis ka lava peale. Aga su aastatööks tegid ka ju näidendi? Jaa, aga sa ei jõudnud lava peale, sest et koroona. Ja 9. klassis ma kirjutasin ka ühe näidendi, mis ei jõudnud lava peale. Mis 9. klassis siis ette tuli? Siis õpetaja väsis ära ja lihtsalt ei jõudnud meiega seda teha. Ja siis ei jõudnud publiku ette. Nii et see oli esimene, mis jõudis publiku ette. Ja kui tuli see uudis, et nagu meie see koolielu korraldaja kutsus mind tollel samal päeval, mille me pidime Jõgevale minema, kutsus mind keskusesse temaga rääkima. Lähen sinna ja siis ta ütleb mulle, et nüüd on asi nii, et te saate Jõgevale minna
aga te ei saa seal esineda. Ja siis mul on lihtsalt see šokk, et nagu jälle. Ja Marit ise ütles ka, et tal on minust kõige rohkem kahju. Ja siis mina olin nagu, nope, ma lähen ise lava peale. Ma teen ära selle. Mina muidugi puterdasin kõige rohkem selle lava peale. Aga ära me tegime selle ja nii hea tunne on. Et kohe annab jõudu edasi ka minna. Et tegelikult on ju kevad on lähenemas. Viljandi katsed on lähenemas, et see on jah väga hea. Tegelikult on üldse hea, et see üritus toimuda sai, sest et koroona ju möllab meil ja mul oli juba sellepärast ka hirm, et kui me lähme sinna, kui me sealt nüüd saame selle koroona tõmbame kaasa, siis olen mina vastutav selles, et me toome Põlvasse koroona. Ja mul oli kogu aeg see nagu nii kui te siit ruumist välja lähete, te panete maskid pähe. Et meie oleme jah ühed kohusetundlikumad seal. Saalis käidi alati maskiga. Igast uksest põhimõtteliselt, kui me sisse tahtsime minna, siis meid kraaditi, pandi kohe püstosule otsa ette või kurgu peale, kõri peale. Mõõdeti kogu aeg, vaadati, et kõik oleks korras ja nii me selle ära saime käidud. Ma üldiselt otsustasin, et ma ei viitsi koroona pärast enam põdeda. Et ma ei tea, ma siin sain juba kerge adrekalaksu kätte, et lähikontaktsena. Ma ei mäleta, mitme inimese lähikontaktne ma olin, aga istusin kodus ja siis ma kuulasin sellist podcasti nagu Positiivne mürk. Ja siis, ma ei mäleta, kes see mees oli, kes seda saadet teeb, aga siis ta seal ütles ühe osa lõpus väga hästi, et kõige tapvam viirus on hirm, kõige parem vaktsiin on armastus, nii et muretsege vähem ja elage oma elu edasi. See on hea filosoofia, millele mõelda, kui masendus ja hirm kipub peale. See on päris hea lause, jah. Jätan meelde. Pean üles kirjutama. Et jah, hirm on selline huvitav asi. Olgem ausad. Teinekord tunned sellist hirmu ja siis hakkad enda puhul ka mõtlema, et meil oli proovieksam matemaatikas eelmisel reedel. Täiesti kohutav. No tõesti, õhtu enne ei hakka õppima väga seda. Aga kuna meil oli ka ajalookontroll tollel nädalal ja palju muid aineid, siis oli küll siuke, et õhtu enne hakkasin õppima ja oi, kuidas ma läksin nii närvi lihtsalt. Vaatad neid valemeid, tead neid kõiki, kui sa peale vaatad. Aga kui sinu käest küsida neid, siis kõik on sassis. Ja siis seal tööajal ma olin ka, ma ühel hetkel otsustasin, et mis ma ikka pablan, see on proovieksam. Et see on esimene proovieksam ja tuleb veel teine proovieksam kevadel ja siis tuleb eksam. Ehk siis, mis ma ikka pablan, et ma pigem ühel hetkel vaatasin selle töö läbi selle pilguga, et okei, seda teemat ma pean veel õppima, seda teemat ka ja okei, seda teemat ma oskan. Et selles suhtes ma võtsin seda tööd kui niimoodi. Et sellega ma sain hirmust üle. Aga enne seda oli küll hirm ja lavahirm ka. Ja see eksamite asi on mulle nagu ka juba põhikoolis ka nagu väga suurt stressi tekitanud ja hirmu. Aga nüüd ma olengi hakanud mõtlema, et suva see, et meil on ka nüüd sellel nädalal vist eesti keele proovieksam ja ma ei tea, lähen teen ära selles mõttes, et ega ma ei hakka selleks õppima. Ma vaatan lihtsalt, et kuidas see välja tuleb. Eesti keeleks õppida saad? Ma ei ole kunagi sellest väga aru saanud. Sa saad igasugused reeglid õppida värkiga. Aga üldiselt on see, et ma lihtsalt lähen teen, ma saangi teada oma taseme, et see ongi ju proovieksami eesmärk ja üleüldse eksamitega on see, et ma ei tea, ma ütleks kõigile nagu gümnaasiumi õpilastele, et ärge muretsege nende eksamite pärast. Reaalselt, mis meil praegu on, me 12. klassis, me isegi ei tea, kas me kevadel saame eksamit teha. Ma ütleks, et kuskile te ikka tööle saate selles mõttes, et ega Eestis on, ütleme nii, noori on vajaka ja kui te vähegi hakkaja olete, siis te saate täiesti vabalt hakkama, aga et ma ei tea, minge kuskile sõjakooli või kunstikooli või mis iganes teid huvitab, et teil ei ole ilmtingimata eluks neid eksamid tegelikult vaja. Ja veel enam, et sa ei saa nii mõne aasta eksamid pärast pole tagasi. Ei saa?
ei saa, sa ei saa ju sa saad ainult tulemuse no. ja selle sa saad ka võib-olla 6 aega hiljem või... ei, sellega neil läheb jah kaua aega. Ja sest seal see rändab üle Eesti mitmesse kohta, aga jah, minu arust tegelikult ju tööd ja sellised asjad, kontrolltööd, täpselt samamoodi arvestused meil koolis, neid tehakse ju selleks, et sa saaksid tagasisidet. No see peaks nii olema, jah. Jah, aga viimasel ajal seda ei ole. Miskipärast ma olen tähele pannud, et meil on mõni kontrolltöö, saan töö kätte, vaatan, seal on plussid, miinused, nullid, punktid, ma olen nagu, mille eest? Ja siis nagu hakkasin ka mõtlema, et meile ju tehakse kontrolltöid selleks, et me saaksime tagasisidet oma õpitu kohta, ennast kontrollida. Aga see töö ei ütelnud mulle mitte midagi, siis panin okei, äkki ma räägin inimestega, äkki see paraneb. Eksamitega suht sama lugu. Nojah, eksamit ma ka kätte ei saa. Arvestustega meil on koolis täpselt sama, enamus õpetajad ei anna meile arvestusi kätte. Need arvestused jäävadki nende kätte. Mateõpetaja ütles meile üks päev, et võib-olla kunagi saate kätte. Siis ma olin nagu, okei, miks ma seda arvestust üldse teen siis? Et see on jah huvitav asi. Ma nägin su tänast Insta-stoorit. Nii. Metsa kohta. Jah. Ma nõustun teiega see viimane või eelviimane, mis sul seal oli, et laibalõhn on ümber ringi. Ei, selle story oli inspireeritud sellest, et ma käisin täna seal filmimas selle sama raielangi lähedal. See, ütlen nüüd, mis see projekti nimi oli, see Rääkimata lood või? Vaatasin, mis Hardi jagas sinna meediasüsti. Ühesõnaga, ma käisin selle jaoks filmimas ja siis ma teadsin, et seal on see uus raielank, on ju, RMK jälle raius seal. Ja ma käisin seal kaasamiskoosolekul ka tegelikult, aga lihtsalt ma tahtsin siis vaadata, et mis seal siis on, et kas need puud, mis me seal kokku leppisime ja ära märgistasime, kas need on kõik alles jäänud, on ju. No seal oli töö veel pooleli, et ega ma täpselt aru ei saanud, aga lihtsalt ma siis ronisin selle suure oksahunniku otsa ja filmisin seda, kuidas siis vana Ristimetsa kõrvalt on kõik mets maha võetud ja seal ega seal väga palju seda metsa järgi ei ole, et seal ümberringi on kõik selline noor männi võsa ja sellised, ütleme, peenikesed puud on alles jäetud, ehk siis aeg näitab, et kui kiiresti nad seal tuulega ümber kukuvad. Minu arust ja see metsaraie on nii kurb teema. Ma üldiselt ei taha praegu üldse minna oma maakoju, juba sellepärast, et see ei ole enam see, mis oli vanasti. Vanasti seal oli, me muidugi enamjaolt ümbritsesime põldudest juba, aga seal oli väga ilus mets ja nüüd on see kõik maha võetud. Enamus sellest on lihtsalt maha võetud ja sul ongi raiesmikud. Alles mingi 2 aastat tagasi ma käisin seal metsas kondamas ja nüüd ei ole mitte midagi. Ja seda on nii kurb vaadata. Ja ongi, jäetakse üksikud puud alles, on ju, et need siis paljundaks. No seemne puud, jah. Jah, aga vaadates meie torme siin, mis viimasel on, siis need ei jää ellu. Ja see on nii kurb minu arust. Ei, selles mõttes mul ka kodu ümber on palju seda maha võetud, aga lihtsalt huvitav on see, et siin, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi räägiti, kui kinnisvara müüdi, siis räägiti, et näete, siia on kindel osta, et siin on riigimets, et siin ei hakka mingi eraomanik seda maha võtma, aga et nüüd mingi 10-15 aastaga on asi hoopis teistpidi läinud, et turvalisem on vist osta endale nagu talu erametsa äärde kui riigimetsa äärde, sest riigimets varem või hiljem võetakse lihtsalt maha. Ja täna Facebookis oli ka, nüüd jälle nime ei mäleta, aga ühesõnaga keegi, kes korraldab siin Põlvamaal igasuguseid jalgrattamatkasid ja asju, siis pani video Facebooki, kus siis näitas, kuidas Rosmal on kõik lagedaks raiutud, on ju RMK poolt. Seal oli see Linnamäe case ka, kus Rosma Linnamägi siis lagedaks raiuti, see oli küll eraomanik, kes seda tegi, aga jah, et see on selline ebaeetiline raiumine, on ju. Ja seal siis see
turismisektor nagu kurdabki, et ei ole nagu kuskil seda turismi siin Põlvamaal teha enam, et kõik metsad on maha võetud, et mõistlikum on kuskil Otepääle või Valga kanti kolida, et seal nagu on veel metsa. Et noh, et ühelt poolt EAS nagu väga palju nagu proovib siin seda turismi edendada ja nagu käima saada, aga teiselt poolt on siis meil siin riigi huvid ja riigikassa täitmine ja siis RMK, kes võtab selle turismi väärtuse kõik maha, et noh, et spordirajad ja asjad, et noh, ma olen orienteerumas käinud ja üldse nagu palju looduses liikunud, et noh, raske on leida Põlvamaal neid kohti, kus sa saaksid käia veel nii nagu, ma ei tea, 10 aastat tagasi sai. Noh, see lihtsalt mets on läinud. Et meil ei ole väga siin Põlvamaal midagi, et noh, ma mõtlengi, et mis see Põlva siis nii-öelda, ma ei tea, siin Pelisaar võib vastata, et mis see Põlva nii-öelda tõmbenumber siis on, et noh, et linna kontekstis Tartuga võrreldes suht väike linn, et tööd väga ei ole ja koolid on ka, koolide osas on ka suurem valik Tartus on ju ja kui meil enam sellist puutumata loodust ka ei ole, et miks ma siis üldse peaks Põlvas elama. Ja ega sõbrad ka väga ei taha sulle külla tulla siia. Et sellega, mul on ikka hea lugu sellega, kuidas, kui ma läksin Tartusse polügooni, siis seal oli üks noormees, kes imestas, et ma tulen Põlvast. Et selline koht eksisteerib. Meil oli. Et see on linn. Ta arvas, et siin on 1 tänav ja 2 maja ja ongi kõik. Aga samas siis mõtled seda teist poolt, et hakkad tal vastama, et vastu võidlema, et ei, mis asja, Põlva on linn, Põlva on täitsa, meil on siin 2 poodi ja 2 kooli ja kultuurimaja. Ja kultuurimaja ja noh, ega väga rohkem ei tulegi, on ju. Et okei, kui pikemalt mõelda, siis ilmselt sa leiad siit mingeid asju, aga midagi sellist sa küll ei leia, mille pärast su sõbrad tahaksid siia tulla. Minu meelest tegelikult ei ole asi selles, kui suur või väike mingi koht on, vaid asi on pigem selles, et mis on see inimeste mentaliteet ja mis on see põhjus, miks sa peaksid siin elama, et noh, väiksed kohad on tegelikult armsad ju. Noh, linnulaul ja see sama loodus, millest me just rääkisime, et ega sul kuskil suures linnas seda loodust ei ole, aga lihtsalt, et kui meil on siin nagu selline mentaliteet, et võtame maha ja veame ära ja ütleme nii, et arhitektuuriliselt meie linna suurimad objektid on sellised nõukaaegsed telliskivi monstrumid, siis see ei tekita eriti kodustunnet. See on ju, veidi on kurb, aga samas meil on tõesti, nagu sa ütlesid, meil on loodust, on siin natukene veel alles. Meil on väga ilus intsikurmu ja ega see Taevaskoja ka väga kaugel ei ole. No Taevaskojas juba, ütleme nii, et raielangid tekivad, et seal tahetakse ka, aga jah, ühesõnaga, see metsandusteema on nagu ta on. See on jah, selline kibe teema. Aga ma ei tea, minul said küll nüüd tänaseks teemad otsa. Mul said ammu juba otsa. Et oli tore. Tegelikult selline podcasti stiil on päris hea. Jah. Saab päris mõnusalt rääkida. Ei, mulle väga meeldis. Paneme kinni selle asja. Arge ellu, jah. Head aega. Tere. Ei ole üldse kuulda. Aga nüüd on, ja nüüd ei ole. See on Mark 1, ma tahan kinni panna seda kuulda. Pane pausi peale. Ei, nagu pane lihtsalt pausi peale. Või sa pead kinni panema. Okei, sa panid kinni.